Aitäh, et oled meiega, aitäh, et ei ole kuhugi kadunud, käisin korraks keldris, tõin vajalikud asjad, kuulsin keldris hääli, õnneks ei kuule hääli pööningul, aga see selleks. Mina olen härra niiditõmbaja, nüüd me hakkame, nagu ma lubasin, hakkame räägima niiditamisest, hambavahede puhastamisest. Esimene, mis on, tuleb sellisest paki sees, kus hästi palju on ühekordseid hambapuhastusvahendeid. Pisikene niit on keskel, nagu poogen, ja selle paned hamba vahele ja hakkad sellega puhastama, sellega on raske samal ajal kellegi suhelda, see on niisugune üksindane tegevus või puhastada hambaid ja samal ajal puhastada küünealuseid. Samal ajal puhastada küünealuseid, see on võib-olla keerulisem. Tavaline hambaniit, kuidas mõtta, kui palju hambaniiti on vaja, see on lihtne, kodus peab sul olema selline asi. See on kõigil olemas. Siis sa mõõdad, palju sa hambaniiti võtad. Reeglina meeter, hakkad kerima ümber kolmandate näppude. See on niisugune hommikune kerid ja siis, kui lõpuks jõuad vajaliku pikkuseni, siis sa avastad, et su näpud on jäänud verevarustuseta. Sellepärast tulebki tegelikult võtta, miks võetakse pikk niit. Sa põhimõtteliselt sõlmita siia niimoodi, et hakkad tagumisest hambast pihta ja niimoodi sika-saka lähed ümber kõikide hammaste kuni lõpuni välja ja siis ühe korraga tõmbad ja kõik hambad on korraga niidiga puhtad. Kolmas variant on hambapuhastustikud. See on niisugused pehmed ja miks nad on sellised, on sellepärast, et sa saaksid puhastada 2, 3, 4, 8, 10 hammast korraga. Sa vaatad kõik need siia vahele ja hakkad siit suruma ees sisse ja hakkad niimoodi lähed kuni siis lõpuni välja. See on alguses ebamugav, pärast juba väga mugav. Nüüd ma näitan teile kõige uuemat hambapuhastus või hambaigemete ja hambapuhastusvahendid. See on selline masin, sellega on kõige lihtne. Sellega sa puhastad hambaid niimoodi, et sa lihtsalt samal ajal on raske rääkida, aga vähemalt kui sa oled kehv veetarbija päevas, siis sa saad endale vähemalt õhtul ära tarbida selline üks mõnus kruusitäis vett. Oletame, et sa oled söönud, joonud midagi, söönud midagi, sul hambad on toiduga koos. See on niisugune tavaline šokolaadisuu, võib-olla natukene pesed, aga hambad on jäänud ikkagi, vahed on jäänud puhastamata. Siis sa võtad kas selle vahendi, koogid siit hambas vahest selle mustust ära, siit sa kraabid ka, saad aru, et sellest ei piisa, võtadki selle vahendi. Vaadake, te vaadake vaid, see on puugipuhastusvahend. Kui teil seda kõike kodus ei ole, kui te seda hambaid puhastada ei saa, siis mis teiega juhtub? Siis on teil kodus olemas sellised asjad. Kui hammas on haige, siis saab hammas välja võtta. Sellega sa võtad hamba välja, sellepärast, et kui hammas on haige, võib ta oma haigust levitada kõrval olemasse hambasse, hamba vahest järgmisse hambasse ja põhimõtteliselt sa pead võtma selle haige hamba välja. Ja umbes, kui teil kõik need asjad olemas on, võitegi hoida oma hambaid puhtana. Mina olen härra niiditõmbaja, aitäh, et olete meiega. Kindlasti jagage seda videot oma sõpradega. Subscribe'ige, swipe up'ige ja olge meiega!